Täna oleme Biomed Iisraelil. Oleme täielikult ümbritsetud Iisraeli idufirmadest, kes töötavad selle nimel, et ennetada mõningaid planeedi kõige tõsisemaid terviseprobleeme. Iisraeli eluteaduste sektoris tegutseb umbes 1600 erinevat ettevõtet. Me hakkame tutvuma mõne ettevõttega, mis alles 2026. aastal esile kerkivad. Nüüd! Esimene ettevõte, mida me kohe näeme, on välja töötanud seadme, mille eesmärk on ennetada enneaegset sünnitust. See on üks levinumaid probleeme raseduse ajal. See väike seade siin. Kas saate meile öelda, kuidas seda nimetatakse ja kuidas see töötab? Me oleme Pregnantec. Meie seade on elastne silikoonist rõngas, mis asetatakse emaka kaela ümber kõrgele, et ennetada spontaanset enneaegset sünnitust. See on raseduse kõige levinum, katastroofilisem ja kulukam tüsistus. 1/10 lapsest sünnib enneaegselt üle maailma. 1 miljon neist imikutest ei jää isegi ellu ja üle miljoni kannatab tüsistuste all. Niisiis, kus see seade praegu saadaval on? Me oleme praegu kliinilises etapis, oleme läbi viinud 2 edukat kliinilist uuringut. Selles uuringus olid naised, kellel oli 50–60% tõenäosus varakult sünnitada. Ja selles uuringus sünnitas 90% naistest täisajaliselt. Nende rasedused kulgesid kergelt, sujuvalt ja normaalselt, ilma komplikatsioonide ja haiglaravita. Ja nende beebid lasti haiglast koju nagu tavalised beebid 2 päeva pärast sünnitust. Järgmine Iisraeli ettevõte, mida me kohe näeme, on loonud ühe esimestest omataolistest kaasaskantavatest verelaboritest. See labor võimaldab sul võtta verd koha peal ükskõik kus maailmas ja saada kohe tulemused. Lähme vaatame seda lähemalt. Võtsime arstide kõige sagedamini tellitud laboritesti ja muutsime need kättesaadavaks. Nii see töötabki. Teed sõrme otsast torke, paned selle siia, veri satub sellesse patenteeritud lahusesse. See on ühekordne, mida me nimetame kassetiks. See pannakse meie seadmesse, mis on täielikult kaasaskantav lahendus, nagu sa siin näed. Ja mõne minuti pärast saad tulemused, nagu sa siin ekraanil näed. Ja arst või medede saab kohe peal otsustada, kas sul on vaja aneemia ravi ja millist ravi, kas sul on mingid infektsioone ning kas sul on vaja antibiootikume või mitte. See võiks olla murranguline lahendus maailma kaugemates piirkondades. Õige, me kasutame seda Itaalias ja ka Ühendkuningriigis, aga me plaanime teha ka pilootprojekti Aafrikas kõige kaugemates piirkondades, mida te ette kujutate. Me kõik soovime, et keegi hoiaks meil alati silma peal. Ja järgmine seade, mida me näeme, on nimega Rafael, nimetatud tervise ingli järgi. Ja see on sellepärast, et see on seade, mille paned oma kehale ning mis jälgid kõike, alates sinu pulsi ja kopsutööst kuni kehatemperatuurini ning saadab kogu selle info sinu arstile juhuks, kui midagi on valesti. Praegu kannab tal seda seadet ning me näeme siin ekraanil kõike, mida peame teadma selle kohta, kuidas tema keha praegu toimib. See on tegelikult rakendus, millele arstid ligi pääsevad, eks? Kogu info, millele tema arstid ligi pääsevad. Jah, täpselt nii. Nii et ekraanil näeme südameseisundid, näeme hingamise seisundid, saame näha vererõhku ja on ka uusi prognoose, mida me arendame. Ja kõige olulisem on varajane hingamisfunktsiooni halvenemise ennustamine, mis aitab meditsiinilist hädaolukorda üldse ennetada. Kui patsient peab olema kodus ega soovi haiglas viibida, kuid arstid tahavad siiski tema kohta kõike teada, siis tegelikult saavad arstid patsienti pidevalt jälgida. Nii võimaldame me turvalist haiglaravi kodus. Need on vaid 3 murrangulist terviselahendust, mis tulevad selle aasta Biomed Iisrael konverentsilt. Väike pilguheit sellele, kuidas kohalikud muudavad tervishoiutööstust üle kogu maailma, otse Iisraelist. Mina olen Natasha Kirchik, see on I24 News English. Kohtumiseni varsti!